Tere! Mina olen Erlend, Eesti Putukatööstuse Liidu eestvedaja ja ettevõtja. Täna me oleme kõik külas Stiinal, kes on ka Putukatööstuse Liidu liige ja ka väga tubli ettevõtja. Ja Stiina tegeleb putukatest valmistatud valgutoodete ja selle valgupulbri müügiga. Ma räägin, mis me selle Putukatööstuse Liidus teeme ja üldse putukakasutusest natukene lähemalt. Ehk siis meie eesmärk on täiesti ühesel kujul aidata maailmal lahendada see kasvava toidupuuduse probleem. Ja kuidas me seda teeme? Eesmärk on toota loomset valku efektiivsemal ja jätkusuutlikumal moel, kui see praegu ühiskonnas, kuidas me seni oleme toiminud. Ja selleks me kasutame siis sisendina bioloogilist materjali, milleks on siis söödavad putukad. Ma täna küsiks teie käest, et mida me täna õhtuks sööme, kas sööme äkki kilke, siis ma ei tea, kui paljudel käed tõusevad selle küsimuse peale. Ja see on täiesti normaalne, et ei tõuse. Me kõik oleme ju üles kasvanud maailmas, kus meie nii-öelda valguallikas on kas loomaliha, linnuliha, kala või siis kala, veis. Ja see on täiesti normaalne. Ehk siis see on loomulik. Lihtsalt üks teine küsimus tuleb kohe siia otsa. Kas te teate, et tegelikult tänapäeva maailmas üle 2 miljardi inimese juba tarbib igapäevaselt putukaid kui täiesti normaalset osa dieedist? Ei teadnud, aga nii see on. Paljudes Aasia ja Afrika ja Lõuna-Ameerika riikides on teatud liiki söödavad putukad täiesti normaalne dieedi osa inimestel. Aga miks me siis Euroopas räägime sellest ja putukatest alles nüüd? See põhjus ei ole moes ega trendides muideks ja see põhjus on palju suurem. Ehk siis maailma inimeste arv on väga plahvatuslikult kasvanud. Ja mitte ainult inimeste arv ei ole see muutuja ega põhjus, vaid ka GDP ehk siis rahvusliku kogutoodang, mis lihtsamalt väljendades tähendab seda, et inimesed hakkavad järjest paremini elama. Ja seda just nimelt Aasias, kus on väga suur kontsentratsioon inimestest, kes on elanud ühiskondades, kus on suhteliselt madal elukvaliteet seni olnud. Ehk siis lihtsamalt väljendades keskklassi jõudnud hiinlane ei taha enam nuudlit süüa, vaid ka tahab ka steiki süüa. See küsimus on, kus see steik võiks tulema. Ehk siis me elame ju selle sama maa, vee ja ressursside, energia, piiratud ressursside keskkonnas kõik meie. Seetõttu küsivadki teadlased palju rohkem, et kuidas me saame siis toota kõrge toiteväärtusega aineid palju jätkusuutlikumal moel ja väiksema ressursikuluga. Sellele küsimusele me otsimegi siis vastuseid ka oma tegevusega põhimõtteliselt. Ja üks võimalikke lahendusi on siis putukad, et toota putukatest valku. Ja mitte sellepärast, mis on väga oluline, et me tahaks kuidagi muuta meie traditsioonilist toidulauda, kaugel sellest, vaid lihtsalt toota kõrge kvaliteetseid valke kuidagi jätkusuutlikumal moel. Nüüd, mida on tihti küsitud, et mida me siis sööme, et kõike, mida me näeme, kõik, mis roomab kuskilt pliidi või ahju tagant välja, et siis selle pistame suhu, siis kaugel sellest ei. Looduses kilgid näiteks ja söödavad putukad, mis on Euroopa Liidus lubatud, on erakordselt hea konversioonimääraga olendid, võtmaks taimse sisendi ja muutmaks seda loomseks valguks. See sama mainitud kodukilk, mis esineb ka meie muistendites, kui mäletate väljendit, et kilk laulis ahju taga, siis seesama kilk ongi. Seesama kilk on ka Euroopa Liidus lubatud inimtoidu sisendina meile. Need söödavad putukad võtavad 1000 korda vähem ruumi, 1000 korda vähem magedat vett, 100 korda vähem sööta ja nende elutsükkel on palju lühem ning nende konversiooni määr söödast valguks on kõrgeim.
ja see on see põhjus, miks siis kasutatakse neid bioloogilise sisendina valkude tootmiseks. Putukate valgusisaldus ulatub muideks 70%-ni, mis on sisuliselt loomse valgu kontsentraat, see kuivatatud pulver, mis me siis kilkidest saame ja mida ka siis Stiina teile seal näitab ja millest ta teile, mida ta on pannud siis nende toodete sisse, mida ta teile seal pakub. Lisaks on nendes kilkides ka kasulikke rasvaineid, mineraale ja ka vitamiine, kaasa arvatud B12 ja teised. Ja nüüd siis võib-olla kõige olulisem küsimus, et kas tulevik tähendab seda, et me hakkamegi kõik putukaid sööma siis igapäevaselt. Mu vastus võib-olla üllatab teid, aga ma vastan, et kindlasti mitte. Et putukad meie toidulauale, ma arvan, arenenud maailmas ei jõua. Kuid koostisainena putukatest valmistatud valgupulver, ma arvan, et see leiab väga laialdast kasutust just toitaineväärtuse tõstmisel. Ehk siis need välistada või minimeerida see konkurents samale sisendile, mida me praegu teeme siis oma valguallikatega. Ehk siis täna kasutame nisujahu, kaerajahu, hernevalku ja kõiki niisuguseid muid aineid juba, siis tulevikus võib-olla sellele lisandub siis ka putukavalk. Küsimus on, et võib-olla, mitte võib-olla, vaid kuna on puhtalt selle tööstusliku unit economics'is ehk siis tema tootmise hinnas. Et kui see tuleb samale tasemele tehnoloogia arenedes, siis see on seal, nii on. Aga kindlasti saab palju suurem osa olema putukatest toodetud valgu olulisusel loomasööda valdkonnas. Ehk siis kui me suudame vähendada sealt kalasöödas ja loomasöödas, ma pean silmas just omnivoore, mitte veiseid ega hobuseid, putukatest saadava valgu sisaldust, siis me suudame jällegi vähendada seda konkurentsi, mida me tegelikult teeme sellele samale kõrge kvaliteetsele valgusisaldusele loomasöödale versus inimtoiteni. See tähendab, et putukad ei pruugi ilmtingimata asendada meie toidulaual kana ega kala, vaid lihtsalt nad aitavad kogu toidusüsteemi muuta jätkusuutlikumaks. Ja siin ma jõuangi siis juba tehnoloogiliste küsimuste juurde, et kui arvatakse tihti, et putukate kasvatamine on midagi sellist, kus on väga palju suuri kaste ja neid on väga palju, siis putukate tehnoloogia areneb järjest edasi, et see on tegelikult selline kõrgtehnoloogiline biotootmine, kus tegelikult tehisintellekt juba juhib protsesse ja inimene sinna vahele üldse sekkuma ei peagi. Nii et nii nagu tänapäeval kasvumajad ei ole enam lihtsalt klaasmajad, vaid targad sellised abimehed meie aias, nii tulevikus putukafarmid on väga kõrgtehnoloogilised tootmisüksused. Kas putukad lahendavad maailma probleemi, toiduprobleemi üksi? Kindlasti mitte, aga nad on väga suureks abiks ja sisendiks selle probleemi lahendamisel lisaks taimsetele valkudele, täppiskeeritamisele, rakupõhisele lihale ja täiesti uutele teistele tehnoloogitele, mis veel võib-olla tulevad. Nii et küsimus, kas me tulevikus sööme siis kõik koos putukaid? Ma arvan, et putukaid me ei pea sööma, aga putukatest saadavat kõrge kvaliteetset loomset valgupulbrit me saame lisada erinevatesse toitainetesse ja meie dieeti, mis siis aitab meil majandada jätkusuutlikumalt tervikuna. Nii et vähemalt uudishimu selle tuleviku toidu vastu võiks teil olla ja võtke tänuga vastu, mida Stiina teile pakub ja maitske huvi ja uudishimuga ning kiitke perenaist. Mõnusat ja toredat kohvikute päeva teile, kallid hiidlased ja head külalised, kes te kõik Stiinale olete külla tulnud. Aitäh teile ja nautige!